mis ma siin ikka pikalt sissejuhatust teen, räägime siis igaks juhuks. Ma olen Meelis, kes ei teadnud. Sügise messi ajal me tegime seda, kuidas talveks ette valmistada. Saime päris hea tagasiside, inimesed said head infot selle kohta, kuidas sellega käituda, et talveks ette valmistada kõik asjad, et seal midagi lõhki ei külmuks. Kui keegi tahab meeldetuletust, see on YouTube'is matkasuvilad.ee YouTube'i kanalil olemas. Nii, aga räägime siis niisugust pisikestest põhitõdedest, mida tasub teha, mida tuleks jälgida, kui kevadeks ette valmistada, hooajaks nii-öelda. Igal juhul koristus, kunagi ei tee paha, et teha ta ilusti seest puhtaks, väljast puhtaks, vaadata üle, et seal mingisuguseid defekte asju ei ole, kui on siis need hooldused, need asjad panna, ajad teha ära. Külmkappide puhul on selline asi, et ma olen seda tuletan meelde, külmkapp, kui te lõpetate, kas ju kasutus, see käib kevadel, vahet ei ole millal. Alati on see tuulutuse peale, kui ta kasutuses ei ole, aga on üks väga hea nipp veel juures, mida ma olen tegelikult ise peaaegu algusest peale kasutanud oma teise töö tausta suhtes, teadsin seda, on, mida me kõik teame nüüd koroona ajast, desinfitseerimisained. Pritsi see külmkapp selle desinfitseerimisainega üle, tõmba mikrolapiga üle, sa tapad kõik bakterid ära, ta ei lähe haisema sul. Ka isegi vahekasutuses, väga lihtne meetod, kui isegi teinekord unustad selle külmkapi tuulutuse peale panna, ei ole seda probleemi, kui sa selle ära desinfitseerid. Kütteseadmeid, nendega on näpumehi Eestis meil kõik, võib ise lahti võtta, teha, aga seal on teatud maale, kui lahti võtta, siis kui neid ei hoolda, võtta lahti, seal on tihendid, mis on vaja tegelikult meie iga oma hoolduse käigus. Ei puhasta ainult näiteks truumadel seda, et me võtame selle välimise tolmu ära. Seal on ta natuke kallim võib-olla kui mujal, aga me võtame ta seest lahti, puhastame kõik ära. Selle jaoks on üks tihendi komplekt. Muidu kütteseadmetel tuleks vaadata siis kõik need sisse õhuvõttu avad ja need tuleks igal juhul puhtaks teha. See on selline pisiasi, mis aitab. Samamoodi elektrisüsteemis üle vaadata, et kõik töötab nagu peab. Veesüsteemis, kui ta on vesi välja lastud, kõik on korras, ei ole midagi. Kindlasti veesüsteemil on, mida ma ise näiteks, kuidas nüüd öelda, kui olla laisk inimene, virk inimene, rabelebe teeb, veesüsteemi puhastaks on olemas niisugune set. Seal on koosnenud kahest ainest pluss hõbedafilter. Siin on hea õpetus olemas, sellega tehakse lahused asjad, loputad kogu selle veesüsteemi läbi. Nüüd, ja siis see hõbedafilter läheb pärast sisse. Mina olen läinud seda teed, kuna ma olen aastaline kasutaja, mul on niisugune hõbedafilter on veepaagis ja mina ainult täidan. Mul on praegu, ma võin öelda ausalt, mul on auto on 1,5 aastat, pea 2, ütleme üle 1,5 aasta kasutuses olnud. Ma ei ole vett välja lasknud. Ma olen ühe filtri vahetanud, aga vett ei ole välja lasknud. See hõbedafilter töötab muidugi ainult siis, kui te ei lase paaki kuivaks. Kui te lasete paaki kuivaks ja ta kuivab ta ära, siis ta ei tööta peale seda. Ja teiseks on see, et hõbedafiltriga ei ole rohkem midagi, sa viskad ta sinna paaki. Mis ta siin on? Ta on selline. Ainuke asi, mis mina teen, inimene on mugav. Ma panen siit tamiili läbi ja korgi vahelt. Siis ma viskan sinna paaki, siis ma ei pea teda järgmine kord sealt paagist ubima ja taga ajama. Ja täpselt niimoodi, jämedas rusikareegel on korra aastas ma vahetan, kes sügiseks panevad auto seisma, viskab selle minem, paneb kevadel uue sisse ja ei ole vaja selle veega nii palju mässata. Siis, kui on nüüd paakide suurus on suurem, kui hõbedafiltril ette antud, viska 2 tükki. Ei ole vaja, ei ole probleemi. See on tänuväärselt hea asi. Ütleme sisse, et kui sa seda avad ja vaatad, et sinna tekib, ütleme, et see on katlakivi. Välimus on sama, kivi on teine, aga las ta olla. Nüüd, sellest ainest on umbes 250 milli, 5 liitrit leiget vett, öeldakse, pannakse see sinna WC-kasseti. Ma võtan selle WC-kasseti, ma teen seda, kuna ma olen aastaline kasutaja, ma teen umbes 2-3 korda aastas. Ma panen selle WC-kasseti selle lahuse, raputan, panen ta niimoodi seisma. Seisab mul 12 tundi umbes. Või lähen õhtu töölt ära, võtan ta enda siia, raputasin ära, jätsin niimoodi seisma. Järgmine päev tulen, raputan, panen ta niimoodi. Ma unustan ära. Ma unustan ära tavaliselt. Ma teen nädal aega. Siis kui tuleb veel. Ühesõnaga niimoodi, et ma 4 tundi ka öeldakse, et tõenäoliselt väga õige, eks ole. Seisab, teed niimoodi kõik küljed ära otste peal ka. Et muidu on seda seest, peab hakkama kratsima, see 5 liitrit on, kui ta ainult külgede peal käib, siis ta päris ei võta kõike seda otsi ära. Sa hoiad teda vahepeal niimoodi ka, siis ta võtab kõik ära. Ei, 5 liitrit. Jah. See, kui ma nüüd räägin selle mustaveepaagid ära, on mustaveepaagi lisand.
50 milli, kui see välja tuli, kui ma sellest teada sain, siis ma hakkasin seda kohe kasutama, ma olen nagu väga õnnelik selle asjaga. Põhiline probleem, mis on autosuvilatel mustaveepaakidega, kuna neil on haisulukud hästi pisikesed, sa sõidad, nad oksuvad tühjaks, seal on paar päeva, on seal musta vett seal suvel soe ilmaga sees, siis see mõnus aroomide bukett hakkab teile tuppa tulema. 50 milli seda, ühe paagi peale, umbes 100–150 liitrit paagi peale, pluss miinus seal august, ma umbes niimoodi panen silma järgi. Ja kasutad vesi sisse nagu läheb ja väga hästi hoiab seda puhtana, lõhna ei tule, kõik andurid püsivad puhtana, paak seest on puhas. Lasen tühjaks ära, panen jälle, mida ei soovita teha, mis on inimestes on väga populaarne, et ma ei viitsi seal mustaveepaagi jamad, ma jätan kraani lahti. Seal on see plastikkuulkraan, sinna vahel läheb kogu mustus ja varsti on niimoodi, et kui on vaja ükskord kinni panna, siis on see keerad kraani puruks. Ja mina kasutan seda iga kord, panen sisse, et seal on üks inimene, kes teab seda. Ja teine asi, mis see lahtine mustaveekraan tegelikult on siuke asi, et linnalegendid, matkaga ei lubata kuskil parkida, hakatakse tanklatest, tahetakse ära, igalt poolt tahetakse ära. See ongi see, et inimesed seisavad, sul on loik all. Sul ei tulda juurde öelda, koputatakse, et sulle öelda, et kuule, pane mustaveekraan kinni, et ei ole ilus. Sulle öeldakse, et see ei ole camping, mine minema. Linnalegend, matkaautot kuskil seista ei tohi. Käitu ise viisakalt. Ehk siis seda kasutada täitsa soovit. Samamoodi puhastuse käigus. Mitte nüüd, et ja müügimees ma olen, eks ole, aga on see WC-pottidele on see. Olles ise teinud elus 26 aastat proffpuhastust. Ma pesuainet tean suht koht enam vähem lõhna järgi väga paljusid. Nüüd on osad meelest läinud. Ma olen endal ühel autol WC-potiga tuksi keeranud. Sellepärast, et ma olin tark. Nüüd ma enam kasutan seda ja mul on korras. Kõige hullem nende WC-del on see, et kui ta võtab selle plastikult selle libeda valge kihi maha, siis on praktiliselt kõik. Siis ta hakkab minema ja nagu ma ütlen, ma olen ise ühe tuksi keeranud, ma poleerisin, ma mässasin, ma tegin kõike, lõpuks ma vahetasin poti ära. Tänapäeval on seda natuke lihtsam taastada, Tedfordil on olemas keraamik inserte sinna, et sa saad nagu keraamilise poti sisu panna sinna. No ja see on siuke üldine puhastusvahend. Nüüd toodi mulle uus toode, mille ma unustasin esituse panna, sest ta jõudis, neljapäeval jõudis. On siuke ilus pakend, sinine kork. Vaatame, mis siin taga nüüd on. Kui me selle musta kotti välja võtame, siin sees on veel üks asi. On manual, mida Eesti mees ei loe. Siit tuleb välja natuke jubinaid, aga peamine asi on see. See filter, mille saab panna siis 2 vooliku vahele. Kui sa tangid väljast vett, on filter sees, see läheb pruuniks, vahetad ära, lihtsalt vahepeal jälgimine. 2 tagavarafiltrit on kaasas, neid saab pärast eraldi juurde soetada. Ja nüüd neid veesisendid on 2 tüüpi, tal on adapter siis, see on see klassikaline ja teisele väiksemal on adapter ka kaasas. Siin on nüüd see keemia, selle pisi asja ma unustasin. See on Tedfordil välja oma määrdaine. See sobib hästi just selle kassetil olevate selle pealmise tihendile ja seda tasub teha 2, 3, 4 korda hooajaksel tihedamalt, sest et kõige nõmedam asi, mis selle WC kassetiga juhtub, kui sa tõstad püsti ja siis naine näeb täpselt, kuhu sa selle kassetiga läksid, rada tuleb järgi, eks ole. Hullem, kui sa lähed seda tegema toas veel, siis kui naine saab selle rajaga, siis kui ta selle raja lõppu sind üles leiab, siis ei soovita selle venna nahas olla. Lihtsalt see tihend läheb kõvaks. See on spetsiaalne, Tedford ise töötas välja selle libesti, selle tihendi õli, et ta kannataks neid kõiki jamasid, mis sealt läbi käib, WC-keemeid, asju, aga samas kestaks ja hoiaks seda tihendit ära. Soobib kasutada kõikidele tihenditele muidu ka, aga selle koha pealt on ta. Ütleme niimoodi, et mina vaatasin omal tagavara kassetil, ma 1 aasta jätsin hooldamise vahele, 2 aastat vana kassett ja läks mul 6 kuuga ka tihend. Aga nüüd olen jälle hooldama hakanud, et siis on korras. Nüüd ma rääkisin korrasest truumahooldusest. Ma sain kreepsu ja siis öeldi mulle, et see on vastupidi truuma sellel autol, kes sõidab praktiliselt 12 kuud järjest, nii suvel kui talvel. Et see ongi elu tegelikult. Jah, et see on see, mis me lahti võtsime ta.
et sai kogu see kõik ära puhastatud, pluss on siia juurde nüüd niimoodi, et me võtame lahti ka põleti osa. Selleks ongi see lisatihendid ja asjad. Seda ei ole tarvis teha tihti, seda on soovitus teha, kes on aastaringne kasutaja 2-3 aasta jooksul, midagi sellist. Mida sellega päästab? See on paariseurone jupp, mitte see ventik, ega see tiivikud ei lähe, aga see taga läheb. Ja see ütleb kõige valemal ajal. Põhiasi, mis teda rikub, ongi see, et ta läheb kuumaks tolmu all ja ta läheb tsentrist välja. See on samamoodi. Ta läheb nii tolmu täis ja ta lihtsalt peksab oma tsentri ära. Ja siis kuluvad harjad ära ja siis ta enam ei tööta. Ja kõige hullemine on sellega, ma siin avastasin, et ta teeb nii hulluks sind vea otsimisel, et kuna ta annab veakoode mitu erinevat asja, sa võtad lahti, teed ära, paned kokku, kõik töötab. Annab kliendile auto või aagise ära. Noh, tihtipeale saad öösel kõne, et mul külm tööta, mida sa tegid, eks. Ma raputasin seda, see harjad läksid teise asendisse, mootor hakkas tööle. Võtad siia, jälle töötab, no täiesti siukene, aga see on, peamine põhjus ongi see. Noh, muidugi seal teisi põhjusid on, aga väga palju ongi see, et ta läheb tsentrist välja, on kõik. Kui on nüüd aldekütteseadme puhul ei ole suurt midagi puhastada. Seal on vaja lihtsalt ka perioodiliselt ta lahti võtta ära puhastada, aga seal on vähem ventikid, seal on see ventik osa olemas, seda ei ole. Aga kuna tema enda, see tõmbab vähem tolmu, aga igal juhul on ta seda sama väliskest ja siuksed asjad, kui on ligipääs, tasub tolmuimega üle tõmmata. Nüüd elektrisüsteemist veel nii palju, et tasub üle vaadata, et kõik töötab. No kes on targem, käib voltmeetriga üle, kes vaatab lihtsalt, et asjad töötavad. Kuidas nagu koduselt selgeks teha, et palju mul akusid on, mis heas olukorras mul aku on. Laadige aku 24 tundi miinimum seinast ära, tõmmake välja, panege seal mingisugune kogus tarbijad, teate, mida te nagunii kasutate ja siis vaadake, kui kiiresti see aku on kukkunud. Et kas tundub, et oi, et sellega ma ei jätku ära, et sa paned kõik tuled põlema ja 2 tunni pärast lähed sinna, vaatad, ahah, pimedus. No selge see, et aku on läbi, siis tasub juba rohkem abi otsida. Nüüd, need laadimised asjad muidugi üle vaadata. Üks laadimine, mida tasub ka jälgida, mida on kõige lihtsam vaadata, eriti just autosuvilate puhul, on, kas toimub laadimine, kui mootor töötab. Kuidas sa sellest aru saad? On üks kõige lihtsam lollikindlam versioon. Pane mootor käima. See on nendele, kellel on absorpent külmkapid ehk siis 3 süsteemsed. Vaata, kas külmkapp läheb 12 voldi peal, kuna automaanis. Siis ta läheb ära. Siis see näitab, et laadimine on olemas. Kellel on paigaldatud päiksepaneelid? Nad on need väga head asjad, väga toimivad asjad. Nendest ma kunagi räägin veel pikemalt, mis nendel vahed on. Aga üldine nende hooldus, nad suhteliselt suurt ei taha mitte midagi, peab jälgima, et lihtsalt puhtad. Et nad oleksid puhtad. Mul oli siin aastad tagasi üks juhus, paigaldasime, tollal esmaselt tuli välja, Hellal oli akuandur, mis oli hästi täpne. Ja kliendile paigaldasime selle akuanduri, päiksepaneelid, asjad. Kevadel tuli see verekond meile. Proua oli siuke natuke bravuurikam ka veel, et mis jama ma nüüd talle sinna külge panin. Eelmine aasta laadis palju paremini, tänavu aasta ei laa enam. Nüüd on jama, võtab maha, tee korda. Mõtlesin, et puhastanud oled neid. Mis vahet sellel on? Aga noh, krapsakas naisterahvas oli, selle autor oli siuke katusreelingud redele taga, pani lapiga üles. Me oleme mehega sees, vaatame, et iga lapitõngega tuleb ampreid juurde. Siis ma küsisin, et kas sina julged öelda naisele või mina? Et tegelikult on see, et päiksepaneel peab puhastab. Mida tasub päiksepaneelide puhul natukene vältida, kui autodele lastakse mingisugused vahalaadseid asju peale? Ärge sinna laske. Sest kõik vahad, asjad, keraamikad, vedelad, me ise kasutame seda väga palju, on selline asi, et ta tekitab ikkagi mingi UV-kindla kihi. Gaasisüsteemi voolikute seisukorda tasub kontrollida. Need voolikud, mis siin on, neid tuleb meie kliimas vahetada iga 5 aasta tagant. Nad lähevad praguliseks. Sul sai nüüd kõik uued pandud. Jah, ei, no sul läks selle teise asjaga, kui see kõik gaasisüsteem ka korda tehtud. Aga nad lihtsalt hakkavad praguliseks minema ja ma olen näinud ka neid, et see on otsa mõttes gaasipalooni vahetusel, siit hakkab lekkima. Ja kõige lihtsam seda 5 aastat tähendab seda, et kõikidel gaasivoolikutel on trükitud aasta arv peal. Selle järgi. Näiteks vaadata, meil on näidistendis, seal ees on gaasivaheti, seal on 22 aasta voolikud. See on meil näidis, ma ei saa neid müüa enam. Sest järgmine aasta peaks need ära vahetama. Muu gaasiseadmete
töö testimine, vaadata kõik on ära, seal on lihtsalt vaata, kas ka asjad töötavad nagu ikka. Gaasiseadmete töö testimine, me teeme neid surveteste, nad on väga head, nad annavad sulle ülevaate. Lihtsalt pean täpsustama siia juurde veel ühe sihukese pisi asja, et inimesed teaksid, et on neid hirmujutte kuuldud, et kui mul seda gaasitesti klepsu ei ole, Saksamaal lõigatakse mul voolikud läbi. Saksamaal lõigatakse voolikud läbi, aga mitte selle paberi pärast, sest et see paber kehtib sakslastele. Meie riigis tagu nõuet ei ole ja mul ei pea seda olema, aga ta on soovituslik. Miks sul läbi lõigatakse? Siin on nüüd voolik otse reduktor seina peal ilma turvaklappideta. Või teine versioon on, kui ballooni külge keeratud otse reduktor. Kui on crash sensor ja lekkesensor truumalt vahel või on koki oma, kus on vooliku peal nupp ja siis siin reduktoril hüppab ka veel lööginupp välja, sa võid sõita lahtise gaasiga. Kui sa jääd Vana-Euroopa, Skandinaavia, ütleme niimoodi, et väga joon on Vana Lääne-Euroopa, jääd seal vahele, tead sul gaasikapi, paluvad gaasikapi või politsei lahti teha, sul on selline lihtsalt tavaline reduktor ballooni küljes või seina peal. Gaasiballoon katsub on lahti, saad trahvi, võtab tangid ja lõikab 10 senti voolikust välja, sest sellega lahtiselt ei tohi sõita. Kui nüüd see voolik on ka veel vana, see hakkab lekkima siit, kuskilt süsteem lekib. Euroopas me teame selles suhtes, et on väga suuri ummikud. Sa võid seista tund aega autoga ummikus. Sa seisad nüüd seal ummikus, kõik on tore, võib-olla lähed taga kohvi ka endale ära väga hea, sul gaas lekib. See gaas on raskem kõhk seal auto alla. Teine, Gunnar kõrval istub autos, teeb põnn ja on veel suurem ummik. Et nii lihtne see ongi. No, muidugi autode puhul elementaarsed, vedelikud, pidurid. Miks ma seda akude süsteemi on pandud nii mitu korda, et see tegelikult on üks asi, mis tasub üle kontrollida. Muidugi see on alati kõige parem, kui sa oled selle asja ära teinud. Enda käte töö.